Rohepööre, digipööre, inimeste heaolu loov majandus, Euroopa olulisuse kasv maailmas, euroopalike väärtuste demokraatia arendamine. See pole lihtsalt üks eurobürokraatlik sõnamäng, vaid Euroopa Komisjoni prioriteedid. Juurib direkt Võru podcastide sari Eurovõru püüab tuua lähemale teemad, mis tunduvad kauged Brüsselist, kuid tegelikult puudutavad meid kõiki. Räägime ühtse Euroopa prioriteetidest Võru maakonna võtmes. Omamood. Tere head kuulajad, mina olen Maret Keskküla ja täna siin Kaja Keskkülaga, nagu ka eelmises saates, kus me siis rääkisime sellest üldiselt, et kuidas selline mahetootmine ja mahetoit siin Võrumaal ja üldse laiemas pildis nii-öelda toimib. Aga täna siis äkki lähme nii-öelda praktilisemaks. Ja võib-olla siis Kaja saad alustuseks rääkida sellest, et kuidas sinu jaoks see mahetoit praktiliselt elus toimib, et kuidas sa seda kas siis kasvatad, tarbid erinevates vaatenurkades, kuidas ta su elus on? Ja. Tere ka minu poolt. Mahetoit jõudis minu ellu ikkagi just tänu sellele, et mahetoit on siis see puhas toit, mida ma tahan nii ise kui oma lastele pakkuda just sellepärast, et seal ei ole sees pestitsiide. Ja seda toitu on siis kasvatatud loomulikul viisil. Ja kui me räägime siis loomakasvatusest, siis need sead saavad tuhnida, need kanad saavad siblida ja loomad saavad ilusti karjamaal käia, et nad saavadki elada täpselt seda loomulikku elu, mis neile meeldib. Ja ma arvan, et kõik, kes on minu vanused või ka natuke nooremad, ma ei tea, kas sina mäletad seda, et vanaema pool võis olla mitu erinevat peenart ja laudas oli mitu erinevat looma, et ei olnud ainult, et kõik terve laut olid ainult 100 lehma või 1000 lehma. Ja kindlasti ka minu mõlemad vanavanemad siis kasvatasid loomi ja tõesti oli erinevad liigid koos seal ühes laudas ja aga kindlasti paljud minu vanused ei ole seda kogenud, nii et mul on selles mõttes pigem rõõm, et ma olengi sellise puhta ise kasvatatud toiduga üles kasvanud. Ja peenrad olid ka ju nii, et ei olnud ainult üks suur mingi viljapõld või kartulipõld, vaid ikkagi olid ju erinevad asjad kasvasid, on ju. Et see on üks nagu selline hea teadmine, et see selline erinevate liikide mitmekesisus on see, mis toetab siis seda taimekasvu tegelikult. Ja seda, et nad siis ka, ütleme seal aasta kasvavad ühe koha peal, aga järgmine aasta on nad juba järgmise koha peal. Ehk et kui me ka peenra teeme, siis me juba mõtleme ette 3, 4, 5 aastaks, oleneb kui palju asju me tahame kasvatada, milliste erinevate siis tahtmistega või nõuetega need taimed on. Ja seda tehakse ka mahedas, ehk et seda nimetatakse kas viljavahelduseks või siis kui on päris selline tehakse ka külvikorra plaan, kus ongi juba kõik taimed üksteisel nagu pandud sellises loogilises järgnevuses, ehk et nad ei ole siis samasuguste kasvunõuetega, nad ei ole samasuguste kahjurite või kahjustajatega, ehk need haigused ja kahjurid, mis võivad nagu siis taimele liiga teha, need siis tegelikult saaksid seal kasvada ainult nagu täpselt nende taimede peal ja sellel ühel aastal. Ja kui me nüüd siis tahaksime mõelda, et nad ka toituvad erinevalt, ehk et siis panemegi seal sellised asjad, mis toidavad põldu, näiteks ristiku paneme seal 8 aastaks või isegi peenrasse kündvame näiteks vahepeal mingit sellist liblikõielist, mis siis toidab seda maad, jah. Aga tema järel siis juba võime panna seal mingisuguseid hoopis teistsuguseid asju, näiteks paneme kapsad. Esimeseks aastaks kapsad on sellised, mis tahavad hästi palju siis süüa saada. Köögiviljad tegelikult üldiselt tahavad väga palju toitaineid. Ja nende järel võib olla juba jälle sellise väiksema sellise isuga taimed, siis näiteks porgandid või sibulad või siis hoopis uuesti jälle 3., 4. ringil mingisugused sellised asjad, mis uuesti toidavad maad, et need asjad, mis kasvavad, nende vahetamine nagu kasvukohtadel on väga oluline. Ja seda just sellepärast, et kui te küsite, et oi, mul kõik ussi, kõik asjad ära. No ja, et seda tuleb ikka, et mõni aasta ongi neid usse väga palju. Et kapsaussid on just sellised, mis mingil ajal tulevad just väga ilusti välja. Aga seal võib olla ka jälle see,
et võib panna siis näiteks tageeteseid. Tead sa, millised tageetesed on? Ei tea. Need on sellised tumekollase õiega sellised lillemoodi taimed. Nad tegelikult kasvatatakse lilledena ka. Aga neid pannakse ka mahedas ja üldse ka kodus vahepeal hoopis kapsaste vahele kasvama. Ja need hoopis peletavad siis neid kahjureid, mis võiksid sinna kapsale tulla. Ja ma samamoodi mäletan ka, et meil maal lapsepõlves siis need põllud siiamaani tegelikult liiguvad, vahetuvad ja siin tuleb jällegi on ju see, et ühelt poolt me saame endale parema toidu, aga palju olulisem on ka see, et me väärtustame enda maad jällegi, nagu me eelmises saates rääkisime, et meil ka seal oma hoovi peal see nii-öelda liikide mitmekesisus säiliks, saan ma õigesti aru? Jaa, see mitmekesisus ongi üks asi, mis tegelikult siis toetab seda üldist elu ka, et meil peab ju olema mullas elu, meil peab olema ka neid väikseid putukaid, meil peab olema linde, kes neid putukaid võib olla seal nendest nagu toituvad, aga teiselt poolt jälle, et kui meil on selline kas õuna või marjaaed, siis nad tegelikult söövad ju kahjureid, ehk et neid linde peab ka meil olema. Et kui meil on nagu väga suured mingid teraviljapõllud, et võt seal on nagu see asi, et seal kasvabki ainult üks liik, ehk seal ei ole väga palju neid, kes saaksid erinevalt toituda, see toitumisringe, mis nendest väikestest loomadest kuni suurteni välja läheb, et see tegelikult ei toimi seal. Ja see nagu seda loomulikku ringkäiku siis tegelikult nagu ei soodusta. Et võiks see mahe, mida me tahaksime ka koduaias võib-olla just seda moodi kasvatada, et siis ongi just hea see, et me kasvatame erinevaid liike, need liigid tahavad erinevalt süüa, et näiteks jah, ongi nii, et mingid kartulid tahavad seal võib-olla rohkem päris ja köögiviljad kohe sõnnikut saada või kui sõnnikut ei ole, siis kasvatataksegi võib-olla eelmine aasta mingit sellist haljasväetist, et mis tegelikult toidab ka maad, et ka ilma sõnnikuta saab tegelikult ju seda maad toita või orgaanilist ainet sinna sisse anda. Et need on need samad ristikud ja erinevad taimed, mis me paneme nii-öelda vahekultuuriks, et siis seda pinnastust kui toita. Jaa, et vahekultuurid võib-olla on veel selles mõttes ka olulised, et neid saab ka tegelikult siis, kui meil näiteks on seal mingi varajane kartul, siis me panemegi näiteks sinna järgi mingi sellise kas siis keerispea või segu mingitest sellistest erinevatest liikidest, mis hoiab siis need toitained selles mullas alles, et neid ei uhuta siis välja sealt mullast. Et praegu on ka Maaülikoolis on aru või juba see on 15 aastat tehtud ühte mahekatset, kus on siis erinevaid kultuure niimoodi kasvatatud, et neid siis selliseid mulda toitvaid kultuure on seal vahel kasvatatud, ehk et kui kõik teavad, et vanasti ka kasvatati ristikud just selleks, et mulda toita, siis tänapäeval on seal terve selline uus teadmine, kuidas siis neid vahekultuure sinna juurde panna ja seda tehakse ka väikestes aedades, ehk kasvatataksegi väiksel peenral ka siis ütleme selleks, et toita mulda selliseid mulda toitvaid segusid. Et neid on tegelikult ka päris eraldi segudena poes müüa, aga muidugi võib ka ise osta eraldi liigid ja siis vastavalt sellele, mis paremini sinna mulda sobivad või sellele maale, et just ka neid siis kasvatada. Et muidugi on eraldi selline teema on siis need permakultuurid, et meil kodus ka ju Kaimo ja teie ju püüate seda teha seal, et see on siis, et maa kaetakse siis mingi orgaanilise ainega, nii et siis on need siis kas mingid sellised puiduhakke asjad, lisaks seal kindlasti kasutatakse palju kas heina või siis, heina võib olla vähem, aga rohkem seda. Põhku täpselt, õige sõna, et põhku, mis siis tegelikult katab maa niimoodi, et sealt ei tule siis umbrohtu vaata, tuleb ju palju vähem ja ta teeb ju mulla vaata kui heaks on ju. Ja kuidagi, et see kastmine või et mingi niiskus jääb sinna alles, et mulle tundub, et kastmist on ka justkui vähem ja tõesti see, et pärast seda, kui me sinna tegime permakultuuri selle peenra, et siis siuke rohimine muutus minimaalseks ja läbi sellega isegi natuke nauditavaks, mida juhtub harva, on ju. No jah, et ta on nagu, ütleme, et see muld on juba ka palju pehmem. Just, et kui sealt tõmmata, siis need umbrohud tulevad nagu kuidagi nii mõnusalt sujuvalt välja. Ja, et see mulla elu on seal vaata tagasi on ju ja siis tegelikult on selle, ütleme, mis sa tahad, et seal kasvab, kas selle taime elu on läinud palju paremaks. Temal on ka seal toitu ja õhku ja vett ja kõik õiges nagu sellises vahekorras, et aga see on nüüd, ütleme, taimede
üks selline põhi nagu ütleme toitumisprintsiip, et kõiki asju peab olema, et mida siis ei ole, see tegelikult piirab selle taime kasvu, et kõiki neid taimekasvu nõudeid peab olema nagu sellel määral, nagu see taim tahab. Ja siis me peaksime nagu ka siis teadma, mida me tahame kasvatada, et mida see taim siis tegelikult selleks nagu vajab, et ta hästi kasvaks ja kui ta hästi kasvab, ta paneb ka tegelikult nendele kahjustajatele palju paremini vastu. Ehk et kui te vaatate, põllu peal on mõni sihuke äbarik kapsas, siis kindlasti on see kohe ka usse täis. Et kõrval, mis on niisugune tugev kapsas, temal võib-olla ei olegi neid usse nii palju peal. Et võib-olla seal mõni ka tuleb, aga igal juhul ta ei jää jänni. Ja, nii-öelda tavapõllumajanduses ilmselt siis kasutatakse on ju erinevaid mürke ja enne käis ka läbi seda, et me võime külvata mingid taimed, mis siis päriselt toetavad meie seda põhikultuuri, mida me kasvatame, aga tegelikult on ju mahedas ka võimalusi, kuidas siis nii-öelda looduslike ainetega kas siis kahjureid justkui tõrjuda või justkui siis anda seda väge juurde. Jaa, te olete ka ju kasutanud. Ja just, ma tean. Aga sa tead rohkem sellest. Jaa, me oleme ju ikkagi päris algusest alates teinud, meil on eraldi kasvab ju selle jaoks, ma ei saa nüüd jälle nime öelda. See on hall taim. No ma ei saa öelda. Koirohi. Koirohi, mis on tegelikult, sellest saab teha sellise mõrk ja tee. Ja võt see on nüüd üks asi, millega me oleme päästnud ükskord ära ühe suure kapsapõlluga. Ehk et me tegime siis, muidugi loomulikult oli meil nõgeseleotis, ehk asi, mis tegelikult väga hästi toetab taime, annab talle jõudu, aga tegelikult ei meeldi ka kahjuritele. Ehk et kui sa paned sinna koirohtu ja nõgest, siis see on nagu 2 ühes asi, toetab taime ja peletab siis ütleme neid kahjustajaid ja meie päästsime maakirbu käest ikkagi päris suure põllu ära, kui me seal mingi ikka kaste ja vesi vihmanna tuli sealt kaela, et siis 3-4 päeva tagant tegime uuesti ja meil õnnestus need kapsad ikkagi väga hästi, et päris hea saagi saime pärast. Aga muidugi see oli nagu raske hetk, et tundus, et nüüd lihtsalt söövad ära, et midagi teha ei ole. Ja lihtsalt oligi selline periood, et nad mõnikord tulevad, aga siis saab sellega tegelda. Ja kuidagi see ajastuse jälgimine on ka ilmselt väga oluline või et tunda enda seda taime üldse, et mida ta praegu vajab, et see on ikka täitsa nagu ütleks. Ega iga taim püsib, aga sa pead oskama sellest aru saada. Et tuleb minna sinna taime juurde ja kui ta on seal natuke õnnetu või natuke närtsinud või natuke kollane, see tähendab seda, et ta ütleb sulle, et tal on midagi puudu. Et mis see asi nüüd täpselt on, kas see on siis vesi või väetis või on see hoopis liiga palju päikest või liiga vähe valgust või miski asi talle ei meeldi. Ja see ongi just see, et taimed on ikkagi elusad organismid ja nii kui meiegi tahame süüa ja täpselt neid õigeid asju, et kõht saaks täis, nendel on sama teema, et ikka ainult neid õigeid asju peab andma. Et just seda, mida ta vajab kasvamiseks, on talle kõige rohkem vaja. Ja muidugi need looduslikud väetised, kui neid nagu erinevalt anda ja ka siis neid vahekultuure taimedena kasvatada, siis see tegelikult on üks väga hea võimalus erinevaid asju niimoodi järjest ritta pannes kasvatada nii, et nad kõik õnnelikud ka on. Ja ma saan aru, et sul on väga hästi arenenud see nagu läbi aastakümnete juba see kõhutunne, mida see taim vajab. Aga ütleme, et mina olen selline algaja, põllul tegutseja ja ma näen, et taim on nii-öelda kurb, ta vajab midagi rohkem. Et mis võimalusi mul veel on peale selle, et sind kutsuda, et kas on mingeid allikaid, kust saab mingid siukseid vihjeid? Jaa, ilmselt on praegu ka internetis päris palju, aga mina kahjuks nüüd internetis ei ole enam otsinud konkreetselt. Aga ma tean seda, et on olemas tegelikult sellised permakultuuri austajad, kes väga kirjeldavad oma kogemusi, kuidas nemad on siis, millega nemad on oma taimi toetanud ja kuidas nad need kooslused kasvama on pannud, kui on just selliseid erinevaid segapeenraid tehtud, et mis seal kõige paremini koos toimivad, et mingid taimed kasvavad koos väga hästi, aga mingid nii hästi ei kasva. Ehk et nendel ka on vastasmõjud olemas, et selles mõttes seda on alati hea teada, et mitte panna siis kasvama kokku just neid, mis ei taha koos kasvada. Ehk et vaata, mõni laps ka ei taha. Kohe ei taha teise lapsega mängida, aga teisega tahab. Et taimed ka kuidagi mingite oma siis vajaduste ja ka nende eritistega siis mõjutavad üksteist.
ja see ongi see, mida peaks siis selle kasvama paneku juures juba mõtlema, et mis see võiks olla. Aga kindlasti saab lisainfot internetist otsides, ma soovitan täiesti ja ka ingliskeelselt on väga selliseid huvitavaid materjale leiab. Ja tegelikult on ju ka erinevaid Facebooki gruppe, kus eeldatavasti on veel selliseid väga kogenud inimesi, et kui mina praegu lähengi põllule ja näen, et taimel on midagi vaja, siis võib-olla ka see, et kui ma teen pildi ja annan kirjelduse mõnda Facebooki gruppi, siis seal võib-olla keegi oskab ka aidata. Ja see võib ka tõsi olla, et minul juhtus küll kunagi ühe kartuliga niimoodi, et ma vaatasin, et väga huvitavad asjad on kartuli peal, et ma ei ole kunagi näinud ja panin selle pildi ka siis internetti, et ma vaatan, et mis ta siis sealt tuleb ja lõpuks tuligi niimoodi, et internetis ka ei olnud sellist pilti. Ja siis ma saatsin, meil on olemas siis Jõgeval, nüüd on ta üks teadmuskeskus, kus on Jõgeva siis see taimekasvatusinstituudi osa on ka selle üks osa, aga seal on köögiviljakasvatusteadlased olemas. Nemad ütlesid mulle kohe, kus sa sellise kahjuri said? Vaatasin, et ma kohe ei oska öelda, kus ma ta sain, et kartulis kasvab selline. Tõesti ära karda, sellega ei juhtu midagi. Et tõesti, et võib-olla kui kuskilt mujalt ei saa, siis meil on olemas ka teadlased, kes tegelikult ikkagi teavad, kuidas neid asju üldiselt peaks kasvatama või mis võivad siis olla need kõige suuremad ohud. Et võib-olla tõesti on ka mõni selline karantiinne kahjur kuskilt nagu kaasa tulnud, et nii kartulitel kui ka siin teistel taimedel võivad olla sellised päris pahad kahjustajad, mis võivad väga palju kahju teha ja kui nad edasi lähevad, siis ka olla päris ohtlikud, et nagu suured istandused välja minna. Aga üldjuhul kõik, see teadmine on ikkagi kuskil olemas, et kui ema ei tea ja naabrinaine ei tea, siis kindlasti keegi kuskil teab. Ja, et neid võimalusi on palju ja ma veel tahaks küsida selle tarbimise kohta, et võib-olla sul on endale mingeid selliseid rohkem soovitusi, et kui me eelmises saates rääkisime, et poes saab vaadata seda mahemärgist, et kas see on, aga et kas kuidagi valides neid mahetooteid peaks ka eelistama, et mis tooted võiks kindlasti mahedad olla, näiteks viinamarjadega sa vist räägid seda, et need on hästi pestitsiide täis, et need siis valida pigem. Kas on veel mingeid tooteid, mida nagu eriti peaks eelistama, et osta mahedana? See võib vahepeal olla ka aastati erinev, sest et vahepeal lihtsalt mõned partiid, mis meil tuuakse kuskilt sisse, mingisuguseid puuvilju või ka köögivilju võivad sisaldada ebanormaalselt palju mingeid taimekaitsevahendite jääke. Et enamasti on need jäägid isegi mitmesed, aga ohtlik on just see, et kui ühte on liiga palju. Aga peale viinamarjade, näiteks eelmine aasta oli ka kreibi partiisid, ma tean, mida saadeti tagasi, mis olid nagu selles seirearuandes ka sees, sest meil ju toitu seiratakse, tehakse proove ja sealt tegelikult tuleb siis välja, et mis on siis nagu mingil aastal kõige suurema sellise pestitsiidide või siis ka nende pestitsiidide erinevate pestitsiidide kokteili nagu sisaldusega. Ja tihtipeale on olnud ka maasikad või õunad sellised. Et selles mõttes ja isegi Eesti maasikast eelmine aasta olid nagu pahandused sellega. Et niimoodi ei saa kunagi öelda, et see ongi nüüd raudselt alati halb see toit või kuidagi väga suurte pestitsiidi jääki, aga ma arvan, et iga inimene leiab ka ise omad asjad üles, mida ta saab hästi süüa ja mis võib talle võib-olla mingisuguseid väikseid selliseid probleeme põhjustada. Ja, et turvalisem on alati osta seda toitu, mida sa tead, kust ta tuleb ja kuidas ta on kasvatatud. Ja see on kõige parem valik, et võtta ise, hakata kasvatama ja teha seda mahedalt. Teha seda loodussõbralikult, jätkusuutlikult. Ja, veel üks küsimus. Kas on mingid sihtrühmad, kes kindlasti peaksid eelistama siis mahetoitu? No läbi aastate olen ma ju ikkagi näinud väga palju väikeste lastega peresid, kes kas siis juba raseda emana hakkavad ostma mahetoitu, aga kindlasti siis, kui neil lapsed on väiksed. Et see on just ka see kool nüüd nagu selle jätkuna, et on üks nagu väga selge sihtgrupp, kes võiks ja peaks mahetoitu kasutama. Aga ka võib-olla sellised natuke tervisehädadega inimesed, kes tahaks, et neil võib-olla sellest nagu lisaprobleeme ei tekiks. Ja tugevdab justkui immuunsust ka. Et see kindlasti oleks hea valik. Ja et kui siit ise kuulajad tahakski hakata kasvatama, et võib-olla mis need esimesed sammud oleks, mida peaks tegema hakkama nüüd kevadel?
no kõige esimene on ikkagi see tähtis mõte, et üldse tuleb teha, eks ju. Et noh, üldse mõte, mida ma tahan kasvatada, mida ma tahaksin ise oma peenrast noppida või süüa ka talvel, mis iganes. Et selleks peab ju ikkagi kas siis mingid istikud ostma või seemned ostma. Ja kui me nüüd räägime maheseemnetest, siis need on ka poes olemas. Istikuid võib-olla mitte väga, aga iseenesest on lubatud ka kasutada just mahetootmises, mitte mahedaid taimi või ka seemneid, kui need ei ole siis keemiliselt töödeldud. Et ka teil on see, kasvatades ju kõige olulisem, et te saate ka mahedana neid kasutada. Aga järgmine samm peale mõtet ja seemneid on ikkagi väga konkreetsed plaanid, kuidas ja kuna mida külvata. Ehk et porgandid võib ka külvata aprillis, võib külvata jaanipäeva ajal ja saabki erineval ajal kätte. Ja. Aga siis need istutamise asjad, et need ikka tulevad kõik hästi kevadel teha. Ja siis peab muidugi ka vaatama, et need taimed hästi kasvama lähevad, et see on nagu järgmine samm. Et üks asi on ta maha panna, aga siis peab ju leidma ka sellise nipi, et ta hästi kasvama läheb, et nad jõudsalt ilusti suured on, kasvavad niimoodi, et neist ikkagi saab ka midagi pärast süüa. Et muidu, kui nad väga nõrgaks jäävad, siis sellest ei ole ka väga midagi. Et need kasvunõuded just nendel erinevatel asjadel on ka siis olulised, et neid saaks järjest jälgida. Ja kas sellise algajana on mingid kultuurid või taimed, mida on nagu lihtsam algajal siuksed lollikindlamad asjad, mida kohe esimesel kevadel kasvatama hakata? No eks kõik need sellised juurikad on natuke sellised asjad, et sealt midagi, kus kasvab alati ükskõik, kuidas sa nad maa oled pannud või kus nad kasvavad, et alati kasvab midagi. Aga sellised, mis peaks nüüd ise hakkama taimi tegema, et see võib olla juba natukene selline järgmine samm või isegi juba mitu sammu edasi. Et siis peaks võib-olla juba oskama neid taimi ka niimoodi kasvatada, et pärast sealt saaki saab. Et kui nad niisugused tugevamad oleksid. Ja need ette kasvatatud taimed, neid ju tegelikult saab mingil määral ka soetada mujalt, et neid kõike ei pea ise tegema. Kui me räägime mahedast, siis üldiselt mahedaid taimi väga Eestis müügil ei ole. Et meie ka talus oleme ikkagi ise teinud need taimed. Et siin on küll ka selliseid ettevõtteid, kes toovad kuskilt välismaalt mahetaimi sisse. Aga ma usun, et kodus on ikkagi kõik sellised asjad nagu võimalik ise kasvatada, et seal lihtsalt on vaja natuke sellist järjekindlust ja asjad õnnestuvad küll, et toitu vett ja mis see taim ikka muud tahab, toitu vett ja päikest. Ja nagu enne ka läbi käis, et siis alati on võimalus ka kas naabritädilt küsida või siis kas siis emalt või vanaemalt või nõnda, et seda need kohalikud teadmised, need on kindlasti. On kindlasti alati kõige lähemalt võtta, et aga eks saab ka küsida võib-olla spetsialistide käest. Ja pakenditel on ka väärtuslikku infot peal ikkagi, et kuidas täpselt midagi teha enamasti ju. Kui me räägime seemnepakist, siis seal on tõesti nagu enam-vähem olemas, kui sügavale panna, kui suure vahega need taimed peaksid kasvama, kuna nad umbes nagu see kasvuaeg on seal ka tegelikult kirjas alati, et saavad siis just täpselt, või sellega saab arvestada siis, jah. Kui sa mõtled võib-olla tagasi sellel ajal, kui sina hakkasid taimi kasvatama, mäletad seda aega veel? Mul on nagu raske mõelda, et kuna see oli, sest ma mäletan, et meil ema ja isa tegid ju aiamaad, Vene ajal oli kõikidel peredel aiamaa. Ja ma arvan, et siis oli mina ka see tähtis, kes säis emaga seal ikkagi nagu külvamas ja rohimas. Ma arvan, et ma olin mingi 4-5 aastane, täiesti mind pandi juba rohima. Ja siis ma tean, et sel ajal oli mul kõige suurem unistus saada oma kasvuhoone, kus kurgid kasvavad sees, mitte ainult nagu peenra peal, aga kasvuhoones. Ja ma arvan, et see läks väga hästi, et meil on täiesti need kasvuhooned kõik olemas. Aga kui sa mõtled... Et igaüks võib need saada. Jaa, absoluutselt ja mitu. Kui sa mõtled tagasi sellele ajale, et kas on midagi, mida sa oleksid võib-olla rohkem tahtnud teada, mida sa praegu juba tead? Ma arvan seda, et need aja jooksul on need teadmised natuke ka, ütleme niimoodi, muutunud. Et mõned asjad, mida me just nagu vanast ajast teadsime või mis olid nagu vahepeal ära kadunud,
et aga ma arvan, et kõik see, mida me leiame kuskilt ka internetist, et kõik need teadmised tuleb lihtsalt panna olemasolevasse olukorda ja proovida sealt kõige parem välja võtta. Ja mulle tundub ka, et kui ma mõtlen selle Perma peenra peale, mida me Kaimoga nüüd paar aastat oleme arendanud, siis tegelikult iga aastaga ka see kuidagi kõhutunnetus muutub paremaks ja mis sinul on ka hea näide, et sa juba tajud nii palju paremini, et kuidas siis, mida see taim praegu vajab, et võib-olla minu julgustus ka vaatajatele ja kuulajatele see, et esimene aasta võibki päris palju nii-öelda pekki minna, aga et sellest ei tasu end heidutada lasta. Võib-olla nii ei saagi öelda, et ta päris pekki läheb, aga kindlasti tuleb erinevaid tulemusi. Ja selle käigus areneb selles mõttes. Ja. Just, ja. Kas midagi on veel, mis sa tunned, et kuulajad, vaatajad peaksid veel teadma enne, kui nad alustavad? Peab olema järjekindlust, peab olema väga hea tahe seda asja ära teha ja ka kindlasti selline enda tahtmine, et endale seda toitu kasvatada ja et olekski oma peenras oma asjad. Et see oleks selline hea tunne oma perele pakkuda parimat. Ja kindlasti ka kõige suurem selline kindlustunne, et siis ma tean, kuidas minu toit on kasvanud ja mida ma enda kehasse justkui lasen. Aga jõudu kõigile, ma usun, et see on väga-väga selline hea võimalus. Kasvatage ise oma toitu. Ma usun ka, aga aitäh kõigile, et kuulasite, vaatasite. Kohtumiseni!